Tere! Mina olen Kristina ja täna räägime koolipersonalist kui väravahoidjate grupist, kellel on võimalus lapsi ja noori ja nende probleeme varakult märgata ning seeläbi suunata neid abi saamiseni ning neid ka ise toetada. Noorte seas on suitsiid üks peamisi surmapõhjuseid. Maailma Terviseorganisatsiooni 2019. aasta andmete kohaselt oli suitsiid 15–19-aastaste tüdrukute hulgas 3. ning sama vanuserühma poiste hulgas 4. peamine surmapõhjus. 2024. aastal kaotas suitsiidi tõttu Eestis elu 10 noort, vanuses 10–19 aastat. Ka enesetapukatsete arv noorte hulgas on kõrge, eriti kui vaatame 15–24-aastaseid naisi. Aga kuidas saab üks õpetaja või koolitöötaja noort ja tema mure varakult märgata? Selleks võib olla mitmeid erinevaid ohumärke, mida tasub kindlasti silmas pidada ning vajadusel kooli tugimeeskonnaga konsulteerida. Nendeks ohumärkideks võivad olla huvi puudumine või huvi langemine tavapäraste tegevuste vastu, mis varasemalt lapsele või noorele huvi pakkus. Võib olla hinnete langus, pingutuse vähenemine tundides, keskendumisvõime puudumine või ka üleüldse õppetöölt põhjuseta või korduv puudumine. Need lapsed, kellel on probleeme, võivad olla väga väsinud või neil võib olla mitmeid uneprobleeme või unehäireid ning seetõttu on ka nende keskendumisvõime tundides ja õppetöös väga raske. Nende noorte puhul võib ilmsiks tulla ka ülemäärane alkoholi, nikotiini või narkootikumide, sealhulgas ka kanepi kuritarvitamine. Ning võib olla, et asjasse on segatud ka politsei ja erinevad intsidendid ning ka õpilaste vaheline vägivald. Lisaks on kindlasti üheks ohumärgiks, mida tuleb jälgida, ka depressiooni diagnoos. Ehk võime öelda, et ohumärgiks on igasugune tavapärasest kõrvale kalduv käitumismuster või õpilase olek, mille puhul õpetaja märkab, et võib esineda mingi probleem. Aga mida saab kool või koolipersonal teha, et lapsi ja noori toetada? Esiteks on luua turvaline ruum. Luua ruum, kus laps ja noor tunneb, et ta on hoitud, et ta on kuulatud, et ta saab vajalikku abi, kui ta seda soovib. Igal lapsel võiks koolis olla üks turvaline täiskasvanu, kelle poole oma probleemidega pöörduda ja kes teda vajadusel toetab või abi saamiseni suunab. Sellise turvalise ruumi loomine vähendab ka häbimärgistatust, ehk seda, et vaimse tervise teemadel juletaks rääkida ja need asjad oleksid sama normaalne kui see, et mis sa peale kooli teed. Lisaks sellele saab kool toetada seda osa, mis toetaks õpilaste sotsiaalemotsionaalseid pädevusi, tunnetest rääkimise oskust, nende enesehinnangut ja üleüldist oskust rääkida vaimse tervise teemadel. Oluline on ka kiusamise ja vägivalla ennetamine koolides. Selleks on loodud mitmeid programme, mis erinevatel võimalikel viisidel aitavad noortele näidata, miks kiusamine ja vägivald ei ole okei ja kuidas see võib mõjutada inimese enesehinnangut ja vaimset tervist. Ka vaimse tervise teemadel rääkimine ja koolitamine, ka õpilaste koolitamine on äärmiselt oluline. Õpilastel võiks siis koolis olla ka kättesaadavad erinevad voldikud, plakatid, kus peal on ka infonumbrid või veebilehed, kust kaudu nad saavad ise rohkem uurida ning vajadusel ka abi küsida. Väga oluline on ka õpetajate ja koolitöötajate järjepidev koolitamine erinevatel vaimse tervise teemadel. Sest kui õpetajad ja koolitöötajad ei tea nendest teemadest
ei oska nendel teemadel rääkida, ei oska käituda, ei saa nad pakkuda ka noortele vajalikku ja ennetavat abi. Seetõttu ongi väga oluline, et seda tehtaks järjepidevalt. See omakorda suurendab ka seda, et ka õpetajad omavahel räägivad vaimse tervise teemadel ning saavad ka üksteise probleeme märgata ning vajadusel abi pakkuda. Kui mõne lapse või noorega on tekkinud probleeme või õpetajal on kahtluseid, saab alati konsulteerida kooli tugimeeskonnaga ning siis juba koostöös lapsevanematega otsustada, milline on parim võimalik viis noort aidata. On väga oluline, et koolidel oleks suitsiidi osas oma plokk ka kriisiplaanis. Kriisiplaanis peaks olema välja toodud erinevad osad, mis kirjeldavad, kuidas me käitume suitsiidi või suitsiidikatse korral. Näiteks informeerimine, ehk keda, millal, kuidas me informeerime, kuidas toimub personali, sõprade, õpilaste, lapsevanemate või ka kogukonna informeerimine. Milline on kobarsuitsiidi ärahoidmise plaan? Ning klassivestlus ja järeltugi. Ehk kuidas me pakume järjepidevat tuge neile, kes sellest enim mõjutatud on. Ja viimaseks ka meediaga tegelemise plaan. Ehk kes on see inimene, kes annab informatsiooni, millist informatsiooni, millal ja milliseid kanaleid mööda ta annab. Selline kriisiplaani olemasolu tagab turvatunde, et kui peaks selline raske juhus toimuma, siis me teame, kuidas tegutseda. Peale õpilaste märkamise ja toetamise on väga oluline ka see, et õpetajad ja koolitöötajad iseennast hoiaksid ning ka üksteist kollektiivselt toetaksid. Koostöö tegemine, teineteise toetamine ja kogukonnatunde tekkimine koolipersonali seas on väga oluline, sest see aitab teineteist vajadusel märgata, toetada, rääkida avatult vaimse tervise teemadel ning ka vajadusel abi küsida, mis ei ole nõrkuse märgiks. Väga oluline, et koolipersonal leiaks tasakaalu töö ja eraelu vahel ja saaks tegeleda ka nende tegevustega, mis väga meeldivalt ja positiivselt iseenda tassi täidavad. Märgakem teineteist, pakkugem tuge ning vajadusel loome võimalused abi saamiseks.